tere, mina olen Marko ja räägin teile täna heast unest. Sa leiad hambaarsti, kellele sa räägid oma mure ära, sa võtad aega, te mõlemad võtavad aega, nii hambaarst kui patsient, et leitakse see põhjus, miks seda hambaravi on edasi lükatud või ei ole tehtud. Kui seal on see põhjus lihtsalt hirm valu ees, siis seal saab väga palju aidata see, et need tuimastussüste kombineeritakse tavaliste valuvaigistitega, aitavad täiesti tavaliselt apteegis käsimüügiravimid, mida siis võtta enne protseduuri algust, kindlasti kokku leppida see oma hambaarstiga, et ta teaks, mis ravimeid on võetud. On oluline see kellaaeg, et need jõuaks toimima hakata. Siis kui põhjus on ärevus, siis kindlasti ka rääkida sellest hambaarstiga. Üldjuhul väga palju saab aidata ette perearst, et perearstiks rääkida. Kui on endal kasutusel mingid ärevuse vastased ravimid või rahustid, siis need ära võtta. Üldjuhul inimesed, kui nad kasutavad regulaarselt neid ravimeid või tihedamalt, siis nad teavad ka neid annuseid. Neid võib tõsta vajadusel ka samamoodi perearstiga läbi rääkides saab neid annuseid tõsta, et kas siis võtta palju rohkem võtta, et sellest siis juba kokku leppida täpselt perearstiga. Meie poolt on ka 3 erinevat varianti, kuidas me saame aidata. Kas me anname siis siin selle rahustava rohu, ootame ära, et see toimima hakkaks. Siis hambaarstiga koostöös juba tehakse rahulikult see raviprotseduur ära. Teine variant on juba, et me teeme need rahustavad rohud valuvaigistid veeni kaudu. Siis on meie osalus juba suurem. Selle eelis on muidugi see, et me saame alati protseduuri aeg rohtu juurde teha, kui tundub, et millestki ei piisa või miskit häirib. Seal juba jälgime rohkem selle patsiendi seisundit, aga ta on täiesti teadvusel, saab ise rääkida ja öelda, mis teda häirib või mis mureks on. Ning 3. variant siis on juba üldnarkoosis. Et seal oleneb palju sellest protseduuri suurusest, et teinekord on mõistlikum teha ka ilma igasuguse ärevuseta narkoosist seda hambaravi või kirurgiat, kui on väga suured tööd. Aga teinekord, kui et sellest ärevusest või valu hirmust ei ole saadud muud moodi jagu, et siis valida see üldnarkoosis hambaravi. Kuna see narkoos ei ole nii sügav, siis kosumine on kiirem, et paari tunni jooksul, 3-4 tunni jooksul saab kindlasti juba samal päeval koju. Ise see päev autot juhtida ei tohi ja tööle ei maksaks ka minna see päev, aga see taastumine on kerge, järgmine päev on kõik juba normaalne. Et kui see ärevus on väga-väga suur, siis tõenäoliselt alati metsas jalutamisest ja hingamisest ei aita, et siis on ikkagi vaja ka ravimeid, aga paljudel juhtudel saab ka niisama, et perearst annab nõu, pereõde annab nõu või siis muud meetodid. Aga meie juurde satud juba need, kellel üldjuhul ei ole nendest kõigest piisanud ja siis valitakse see üldnarkoosis hambaravi.